Nii, tere taas kõikidele Onkoloogika podcasti kuulajatele. Seekord ütlesin õigesti. Stuudios seekord ei ole Kristel ja Pille ja Kristel, nagu meile tavaks on saanud, vaid esimest korda Onkoloogika podcastide ajaloos olen ma siin ilma Pilleta, aga ärge muretsege üldse mitte mingisugustel kahtlastel põhjustel, vaid lihtsalt Onkoloogikal on käed niivõrd tööd täis, et Pille võttis vastutuse teistes valdkondades ja on täna Tartus, sest meie oleme täna Tallinna stuudios, Estgeri Tallinna stuudios, et salvestada siin oma esimene podcast ja mul on seekord külas Eesti Eesnäärme vähipatsientide liidu asjapulgad, estvedajad, käivitajad, hinged, südamed, mis kõik veel, Sven Suurraid ja Kadri-Helena Rõõmus. Nii et tuleb üks hea rõõmus saade, tehakse tihti neid nalju. Tere, nii tore, et te tulite. Tere. Loodan, et te olete mõnusasti ennast saanud sisse seada. Nii, kuulge, aga enne kui me siis teemadesse ja sügavatesse diskussioonidesse läheme, saame alustaks tuttavaks ikkagi ka, et Sven, võib-olla alustame sinust kõigepealt. Sina oled siin mitmes rollis, oled nii vähiühingu üks eestvedajatest kui siis ka patsient, et kuidas siis nii? Kui saad ühel hetkel selle vähidiagnoosi, siis ju sa hakkad vaatama ringi, et mis selles vallas kuskil on, kuidas seda infot saada, et mis see haigusega tegemist on ja puha. Ja nii jõudsin mina nagu tegelikult selle vähipatsientide liidu nagu lehele ja paraku ma jõudsin enne küll vist operatsioonile ära käia, nii et raviga enam-vähem ühele poole saada, kui siis tuli nende esimene seminar, sügisseminar, mis on ka novembris, ja siis ma läksin sinna kohale. Ja siis mul tekkis nagu tunne, et täitsa asjalikku juttu aetakse, et see on nagu tore ja ei saa salata, vaadates Eesti mehi, kes on sellised tagasihoidlikud ja rahulikud, siis nagu tunne oli, et seal liidu eestvedajad olid ainult arstid, nagu patsienti polegi ja nagu kuidagi tekkis tunne, et aga ma oleksin nõus nagu vabalt nagu sellel teemal rääkima, et tõdema, avalikult ütlema, et mul oli see vähk, ma olen ravi saanud, aga tegelikult, et vaadates enda lugu, kuidas ma nagu kogu selle ravini jõudsin ja selle, kuidas ma ütlen, tänaseks võib-olla hea olemiseni, et ehk on nagu möödas, et siis tekkis tunne, et võib-olla sellest minu kogemusest ja kõvasti rääkimisest on kasu teistele meestele, et samamoodi õigel ajal jaole saada ennetada. Ja siis tekkis tunne, et kui ma juba olen nõus sellest kõva häälega rääkima, et ma oleks või nõus ka liidu tegemistes kaasa lööma. Nii et tegid rajateelet? Ja põhimõtteliselt tegin natuke rajateelet küll, et enam-vähem nii-öelda pakkusin ise ennast, et kui seal küsiti, et kes tahaks seda või toda teha, siis mõne koha peal tekkis tunne, et ma tõstaksin käe püsti, et ma võiksin nagu vabalt siin nagu natukene seda teha. Ja nii ma sinna sattusin ja nii ma seal täna olen ja tegelikult täitsa tore on. No kuule, super. Ma loodan, et mehi tuleb riburada pidi juurde, kes on valmis sellel teemal rääkima, sest meie see kogemus nüüd ka siiamaani onkoloogikas on ju see, et naisi on palju, kes juba täna on valmis avama, jagama ja kellega on lihtne ka teistel naistel samastuda, aga meestega on natukene nukramad lood ikkagi hetkel, et aga järjest tegelikult täpselt ka tänu teie tööle ja tänu sinu jagamisele ja paljude teiste meeste jagamisele ikkagi ka järgmised mehed on valmis sellest kogemusest rääkima. Aga Kadri-Helena, sina üks linnuke siristas, oled olnud täitsa vahimeeste ühingu sündimise juures, kui mitte lausa selle initsiaator, et millal see kõik oli? No see oli ikkagi üle 10 aasta tagasi, et tol ajal ma töötasin ravifirmas ja käisin teaduskonverentsidel, kuna ma tegelesin Eesnäärme vähiravimiga, mida siis, see oli uuenduslik ravim, mis tuli siis Eesti. Ja seal siis kuulsin, et kui kõvad hääled on patsientidel teistes riikides. Ja meil ei olnud sellist organisatsiooni olemaski. Vähiliit küll oli. Ja rääkisime arstidega ja hakkasime otsima mehi, kes oleksid nõus seda liitu nagu looma. Ja kuidas see läks? Oli lihtne? See ei olnud lihtne. See testis tegelikult, aasta kindlasti, kui me siis leidsime. Mehe nimi oli Kalev Lehtla. Ta kahjuks paraku ei ole enam meie hulgas. Aga Kalev oli hästi aktiivne mees ja võttis selle asja kohe
nagu äriarst arvest kinni ja me lõime selle ühingu. Oli 2 juhatuse liiget, Kalev ja Kalevi poeg, Tormi Soekõrv, kes on ka meie juhatuses praegu. Kalev jõudis päris palju ära teha ka. No, ta ikkagi esines ja rääkis oma diagnoosist päris palju. Ja 2015. aastal vist oli isegi see jõulutunneli saates, kus ta siis koos Vähiliiduga kogusime raha meeste bussile. Seda raha tuli kokku üle peaaegu 300 000, nii et see buss sai ostetud ja see buss sõidab siiamaani veel Eestis ringi. Nii et väga väärikas pika ajalooga ühing tegelikult ju. Ja minu teada vist täitsa ainus ühing, mis kuidagi on meestele või meeste vähiteemadele spetsialiseerunud on ju. No eks eesnäärmevähk on ka ju tegelikult ainukene, mis on ainult meestel. Et seda nagu, kuidas sa ka ei taha nagu naistel olla nagu ei saa. No, ja sellest lähtuvalt nagu võib-olla ka ongi see selline ainukene nii-öelda meeste nagu vähipatsientide ühing nagu just nagu eesnäärmevähk ja kuna ta on ka ikkagi on ju eesnäärmevähk meeste seas top number 1, kui kogu maailmas on nagu eesnäärmevähk top number 2, et kopsuvähk on nagu konkurentsitult kõige esimene ja siis peale seda ongi eesnäärmevähk ja kui võtta seda, et seda saab olla ainult poolest elanikkonnast, siis ilmselgelt on ta meeste seas nagu ka tegelikult number 1. Nii et siit võib-olla ka see piks kunagi teda loodi, et ta on tegelikult kõige sellisem, kus on nagu mehed nagu oma selle vähiga ikkagi väga selgelt kimpus ja hädas ja kus nagu võib-olla on seda liitu koos tema eesmärkide tegevustega kõige rohkem vaja. Aga millega te üldse tegelete? Mis on eesnäärmevähi patsientide liidu siis eesmärgid, väljakutsed, mida te tahate, ütleme siis alustuseks võib-olla nii mitmel tasandil saab ju see üks ühing panustada. Rääkige ise, ma küsin muidu liiga suunavaid küsimusi. Mis need olulisemad eesmärgid ja võib-olla ka täna juba korda saadetu on? No ma arvan, et meie ühingu eesmärk on eelkõige olla, kuidas ma ütlen, sellise ikkagi teaduspõhise informatsiooni selle haiguse kohta, selle ravimeetodite kohta, ka tüsistuste kohta informatsiooni jagaja, teaduspõhine. Ehk nagu me ise just alles natuke aega tagasi siin arutlesime või omavahel ka rääkisime, et täna võiks öelda on meie koduleheküljel kättesaadav informatsioon Eestis kõige parem kompaktne info eesnäärmevähi kohta. Mis ta on, kuidas ta tekib, mis on erinevad staadiumid, siis erinevad ravimeetodid, neid on palju, neid on mitmeid ja ütleme ka nende tüsistuste kohta, nii et see on nagu selline eelkõige meie eesmärk. Teine asi on nagu sellest teemast rääkida ja võimalikult palju rääkida ja julgustada mehi nagu seda teadvustama endale, et ühes vanuses tuleb hakata sellele rõhku pöörama, et teada, et kas sul võib olla eelsoodumus selleks või sa nagu öeldakse, võid olla juba selle vähiga, kuidas ma nüüd ütlen, ei saa öelda nakatunud, vaid võib öelda, et see on juba sulle külge hakanud. Ehk nagu, et kuidas seda nagu, et kuidas jõuda selle teadvustamiseni. Mis see vanus on siis, millal peaks hakkama mõtlema selle peale? Noh, see on, kuidas ma nüüd ütlen, et 50 on miinimum, võiks öelda. 50 on tegelikult see, kus mehed peaksid minema kindlasti kontrolli, aga varem peaks minema mehed siis, kui nad on nende perekonnas on olnud, esinenud eesnäärmevähki. Huvitav, kui palju üldse räägitakse sellest, et kuule tead, vanaisal oli või? Ma arvan, et ikka tänapäeval võib-olla ikka räägitakse ja tänapäeval ikkagi ka perearstid ju, üldjuhul, ma ise vahetasin perearsti alles hiljuti ja uus perearst küsis küll väga põhjalikult minu siis esivanemate kohta. Okei, minu oma küll küsin mitte midagi. Ma arvan, et kindlasti on neid perekondi, kus võib-olla sellest teemadest räägitakse rohkem. Ja kindlasti on neid, kus sellest räägitakse vähem. Ja tihtilugu näiteks ka võtame, et eesnäärmevähk pidi olema ka selles mõttes, et kui geneetiliselt võib meesterahval olla soodumus eesnäärmevähiks, näiteks kui tema jälle suguvõsas on olnud, ma saan aru, enne rinnavähki, need on kuidagi
mingisugune geneetiline seos on näiteks eelnevalt ja teistpidi on ka vastupidi, et kuna minul on näiteks olnud eesnäärmevähk, siis mina pean nüüd oma tütardele nagu rääkima sellest, et nemad peavad õigel ajal kontrollima rinnavähi teemat. Et mis siis, et nagu ei oleks seost, aga tegelikult on seos. Aga võib-olla siia võiks panna selle üleskutse siis juba esimene kuulajatele, et päriselt rääkige oma peres sellest, millised haigused suguvõsas on varasemalt olnud, et seda võiks ju täitsa teada ka enda tervist silmas pidades, et loomulikult on igasuguseid peeni geeniteste ja muid ennetus ja mis see siis on? Ja ikkagi ennetusvahendeid olemas, aga alustada kõige lihtsam on ju sellest, et tegelikult sa tead, mis haigused su perekonnas liikunud on ju. Aga mu tegelikult esimene küsimus teile oli ju see, et mis te teete, et kui praegu sa ütledki, et see info jagamine, teie leht on väga hea kanal, kust kohast üleüldse eesnäärmevähi kohta infot saada ja julgustate inimesi selle teema kohta uurima ja õigel ajal kontrolli minema, millega te veel tegelete? No ütleme, et meid on päris tihti kutsutud erinevatele samade meestepäeva üritustele ka esinema, et oleme käinud Toila vallas, oleme käinud Lõuna-Eestis nagu mõnedes sellistest valla, nagu öeldakse, meeste tervisepäevadel rääkimas, siis nüüd alates sellest aastast oleme me üritanud ka ellu kutsuda või juba oleme 2 korda sellise meeste nii-öelda kogemusringi läbi viinud, et üks kord oli koos arstide ja koos Kadrian ja meil on ka nagu juhatuses üks uroloog, nagu öeldakse, naisterahvas, siis teise meeste ringi tegime ainult mehed oma keskised, et ma ei oska öelda, kas jutud olid nüüd teistsugused või mitte, aga et ja kindlasti nagu jätkame nende nii-öelda kogemusringide tegemist, et kus mehed saavad vahetada kogemusi, ütleme nii haiguse kohta, raviteekondade kohta, kui ka järelmõjude või ütleme selliste komplikatsioonide kohta, et kes kuidas millega toime tuleb. Ja sügiseti on meil nagu ikkagi meestekuu raames väga selgelt üks selline nii-öelda arvestatav sügisseminar, kuhu me kutsume ikkagi 2 professionaali ka sel aastal rääkima kiiritusravi uutest lähenemistest, uutest võimalustest ning teise teemana sel aastal räägime meeste nii-öelda kuidas ma nüüd ütlen, elukvaliteedi säilimisest ehk nagu erektsiooniprobleemide lahendamisest, mis paraku on eesnäärmevähi raviga kaasnev kõrvalmõju ja mis on tegelikult, ma arvan, üks siuke puutumata tahk kogu selles eesnäärmevähi temaatikas. Ehk üks puha, kas sind lõigatakse, kas sind kiiritatakse, kui ikka peale seda sinu nagu nii-öelda seksuaalelu saab nagu kannatada, siis selle mõjud emotsionaalselt, millest võib-olla enamus mehi ei räägi, sest Eesti mees on tugev, Eesti mees on tantsulõvi, aga ta ju oma probleemist ei räägi, ta pidevalt enne ära surema, kui ta oma probleemist räägib, siis see on nagu teema, mis on minu arust ma tunnistan, et mina nagu selle koha pealt ei näe üldse kuskil, et keegi midagi räägiks või teeks, sest see on niisugune nagu tabu, et kuidas tegelikult peale seda pihta saadakse. Eestis ei ole tõesti sellest, ei ole ka meie ühing ei ole kunagi rääkinud, aga mujal räägitakse sellest ikkagi väga palju ja väga avatult ja tõesti abi on olemas tegelikult. Sest seksuaalsuse teemad laiemalt üldse ka ju naiste puhul, et kui me suvel Onkofestil ka võtsime selle vähkmagamistoas, kuidas see mõjutab paarisuhet, muutunud kehakuvand, on ju erinevate vähitüüpide puhul ju tegelikult ka seda, et see jõuab lõpuks ka magamistuppa või kus iganes neid asju aetakse. Et sellest kindlasti peaks rääkima täpselt ja seda ütlevad ja kõik selle meeste enesekindlus ja nii edasi. Just, ja sellest räägivad täna ka ongi arstid, et me peame hakkama rohkem rääkima ka sellest, kuidas need erinevad vähitüübid, ravi mõjutavad meie võib-olla sellist nagu igapäevaelu oluliselt rohkem, kui me täna teeme. Kusjuures ma võtan siit sõnasabast kinni. Teil on see seminar tulemas, mis kuupäeval see nüüd on? See on hea koht reklaami praegu teha. Ja sellele ei jääbene üldse reklaami teha, et see on 22. novembril Foorum Nordic hotellis, mis on Viru vastas ja meie koduleheküljelt on kogu see informatsioon selle seminari kohta leitav, et ta ei ole väga pikk, ikkagi arvestame, et inimestel laupäev ja tahavad oma asju ka ajada, et kella 12-3-4, aga et tegelikult kõik eesnäärme vähidiagnoosi saanud ja võib-olla ka juba ravi mingil osas lõpetanud ja ka lähedased kokkupuutuvad inimesed on kõik väga oodatud. Nii et 22. november, et koos eesnäärmevähi vastu meie sügisseminar. Nii et eesnäärmevähi patsientide kodulehele
liidu kodulehele ja sealt saab täiendavat infot ja tasub kohale tulla julgelt, on ju, et keegi kohe mikrofoni nina alla ei lükka, et peab hakkama jagama, pigem saad infot ja kui tuleb mõni siuke Sveni-sugune veel kohale, et siis ilmselt on võimalik ka ühingusse panustama tulla mingil kujul. Jaa, meil pole, me ainult tervitame kahel käel, sest kui me siin räägime sellest, et mehi on tervikuna raske rääkima saada, siis ega me oleme seda kogenud ja puutume sellega kokku, et sellised võib-olla minusuguseid jutupaunikuid, kes ei karda öelda, et ma olen selle haigusega kokku puutunud ja et mis sellega kaasas käivad, et neid tõenäoliselt väga palju tervikuna ei ole. Nii et iga sellise üle me oleme väga tänulikud. Ja absoluutselt ja mida rohkem meil on liikmeid ja mida rohkem on meil ka juhatuse liikmeid, seda parem on, sellepärast me kõik ju teeme seda oma vabast ajast ja nii edasi, eks ju, et nii tore on, nagu meid on ka ju päris palju, meid on 6, 7, 6 on see. 6 on juhatuses, et ikka nagu tore on, et keegi, kellelgi on mingi kiiremad ajad, saame nagu katta ja saame ka nügida üksteist. Eks ta ju tegelikult patsientide liidud kui sellised, ütleme, ma ei arva, et ainult meie liitu see puudutab, et neid erinevaid võib-olla nii, ütleme, vähipõhiseid liite on ju tõenäoliselt meil veel, ütleme, ja näiteks muu maailma praktika ja muu maailma eesnäärme vähipatsientide liidud, seal on ikkagi eestvedajad, on patsiendid ise. Et meil täna on, nagu öeldakse, 6 liikmest vist on 1 patsient, mina ja siis on nagu 1 mittepatsient, asutaja poeg Tormi ja ülejäänud on meil, nagu öeldakse, uroloogid, arstid, mis ei ole paha selles mõttes, et see nii-öelda teadmuspõhisus on ka teinekord kohe olemas meie kokkusaamistel, aga ikkagi need on eelkõige on ju see patsientide organisatsioon, et tuua et patsiendilt patsiendile nagu seda temaatika. No ma võiks kommenteerida seda, et miks on meil arste nii palju. Et see tekkiski see mõõn, et me ei leidnud enam mehi. Ja siis sai tegelikult oli doktor Kivi, ITK uroloogia osakonna juhataja, kes ütles, et nüüd aitab küll, et see ühing peab ikkagi hakkama elama jälle. Et ma räägin noorte arstidega ja ta rääkis 3 noore arstiga, nad olid kõik nõus. Sellel ajal veel oli Markus Kariis oli veel üliõpilane, Aleksandra oli resident ja siis Mihhail oli küll juba noor uroloog. Jah. Ja nemad on ju kõik alles praegu. Nad on kõik alles, jaa. Väga ägedad arstid selles suhtes. Ma arvan, teil on väga vedanud, et teil on nii ägedad inimest juhatus, aga ma olen hästi nõus sellega, et lõpuks selle asja tuumani jõuda ja nende inimestega päris igapäevaste vajadusteni ka sellises igapäevaelus, mitte ainult raviteekonnal, et selle jaoks on tegelikult hästi oluline, et on ka patsiendid ise selle asja vedamise juures, nii et veel kord täiega shoutout kõik eesnäärmevähiga patsiendid, kes te meid praegu kuulate. et tegelikult ka teie panus on hästi oluline selleks, et üldse meil Eestis selline patsientide kaasamise, huvikaitse kultuur muutuks tugevamaks, sest ma arvan, me ikkagi Lääne-Euroopa ja USA-ga võrreldes oleme ikkagi täna väga lapsekingades selles. Aga oleme. Jälle üks reklaamipaus veel siia, väga reklaamimahukas saade on täna. Kui teie see suurepärane seminar on nüüd juba tuleval nädalal ja toimub Tallinnas, ja ruum ei ole küll kummist, aga ma arvan, et kõik mahuvad ära, kes vähegi tahavad tulla, siis tegelikult Sven novembri lõpus koos onkoloogika ja vahimeestega siin ju teeme ka esimese meeste online kogemusringi. Et see on ju ka koht jälle, kus tulla nuusutama, et kui varem ei ole patsiendiühingus või kuskil kogemusringis või sündmustel käinud, et siis mehed saaksid ka sellest osa võtma tulla, on ju. Kindlasti selles mõttes, et see kogemusring on ju nüüd puhtalt, nagu öeldakse, nii-öelda spetsiifilise nagu vähivaba ehk tegelikult, et ei ole vahet, kas see mees on põdenud nagu kopsuvähki, maovähki, soolevähki või eesnäärmevähki ehk tegelikult sellise nagu meeste kogemusringi olemus on ikkagi lõpuks nagu see, et mehed me toetame ka teineteist kogu sellel teekonnal
ja selles ravis ja selles olemises, nagu öeldakse, vähiga olemises ja elamises, et nii et jah. Ja Revo Türk on sinu kaaslaseks selles kogemusringis, mis siis toimub online'is, siin on vaja registreerida. See toimub 26. novembril. Ja Onkoloogika grupist leiab selle kohta infot ja leiab ka teie kanalitest, et ka meie kanalis on info väljas juba. Et igal juhul pange ennast kirja, tulge, võib istuda ka terve aja jälle ka seal täitsa vaikselt ja lihtsalt kuulata, mida räägitakse, sest teine kord on ka sellest väga palju abi ja vaatame, kuidas meil selle kogemusringiga läheb, aga Sven, sa tead ja ilmselt teil on ka varasemat kogemust teiste riikide sellistega online gruppide osas, et mis te kuulnud olete, kuidas nendega on? Ma olen suhelnud nii soomlaste, iirlaste kui taanlastega ja ka rootslastega natukene sellel teemal. Mul kahjuks ei ole veel õnnestunud käia üheski selles nii-öelda sõsa, ütleme, tutvuskonna riigi nagu sellel online meetingul. Et ma iirlaste omale nüüd tahaks lähiajal minna, aga nii nagu päkapikk ja maja küll ei ole seda vastuvõtjat nagu ise seda saadet tegemas ja küll olen mina kinni, nii kahjuks ma jõuan sinna alles jaanuaris. Ma kahjuks nagu taanlaste gruppi ei ole mul mõtet minna, sest kui sa taani keelt ei valda, siis nagu öeldakse, sa istud seal nagu kalakuival ja kuulad seda taanikeelset nagu ringi. Aga siin on nagu jah, see ongi see, et neid on erinevaid lähenemisi, et näiteks ma tean, et iirlastel on väga konkreetselt kord kuus selline nagu meeste kokkusaamine, see on netipõhine, ehk kord kuus ja väga selgelt tund aega. Nad ütlesid, et ei minutitki kauem. Punkt. Taanlased ütlesid jälle, et neil on natukene pikem ja nemad on teinud niimoodi mitut formaati, et ainult mehed koos kaasadega ja ma tean, et ka, ma nüüd ei mäleta täpselt, mis riigis on tehtud ka eesnäärmevähi ehk meeste kaasadele lähedastele eraldi nagu selline. Seda kus juures tükis minu meelest praktiseeriti ka haigla juures, et kuna mehi kokku ei saanud, siis kutsuti kaaslased. Jah, et ka see on nagu selline, nii et tegelikult selle kogemuse saamise koha pealt ma kindlasti tahaks, nagu öeldakse, iirlaste ja inglaste võimalusel nagu selles online meetingus ükskord osaleda ja aru saada, kuidas seal see nagu ring avaneb või toimib, et ka meil seda kogemust üle tuua, et aga jah, et paraku väga paljude teiste riikidega, et mis jälle ingliskeelsed on väga raske, sest kõike Euroopa keeli kahjuks ei oska, ei räägi. Isegi sina mitte. Ja isegi mina mitte. Ja nagu öeldakse, et nagu kaks keelt võib küll võõrkeelena suus olla, aga sellest on natukene vähe, nagu öeldakse, et kogu Euroopaga suhelda. Et sellised asjad nagu mujal maailmas on täiesti tavalised ja eesnäärme vähipatsientide liit on selline, tegelikult on üle-euroopaline katusorganisatsioon täiesti olemas, Euroopa UOMO, ning et täna on seal, kui ma eksi vist 28 või 30 liikme, mõnest riigist on isegi 2 patsiendi organisatsiooni, miks mõnest riigist neid 2 on ebaselge, aga lasta olla, siis ju on põhjust. Nii et, aga üldiselt on igast riigist nagu täitsa selline organisatsioon olemas ja katusena nagu katusorganisatsioon ka ja tegelikult see katusorganisatsioon on väga, väga tegus ja väga toimekas. Et korda aastas on nagu katusorganisatsiooni kokkusaamine, kus siis natukene on organisatoorset poolt, et uute liikmete vastuvõtmine, juhatuse valimine, finantskontrolleri valimine, aga tegelikult on 1,5 päeva tõsist ka sellist nii-öelda, kuidas ma nüüd ütlen, teadmiste väga kogemuste vahetamine, aga ka on sellist nii-öelda teadmusse ikkagi inimeste teadlikkuse tõstmist. Ehk käivad nagu erinevad lektorid, professorid, uuringud, mida on läbi viidud, mida tutvustatakse, mis on nagu üldiselt meditsiini ja sellised patsiendi uuringud on hästi pika ajalooga. Et tegelikult tihti lugu räägitakse asjadest, mis juhtusid 10-15 aastat tagasi, algas mingi uuring, tänaseks on kuhugile jõutud, tänaseks on lõpuks tulemused kokku võetud ja siis nüüd tutvustatakse erinevaid ravimeetodeid ja nii edasi. Nii et see on ka nagu selles mõttes hästi oluline. Ja nüüd siis Euroopa katusorganisatsioon on nüüd viimasel 2 aastal läbi viinud niisugust asja nagu suvekool. Et sel aasta augustis õnnestus minul seal osaleda, et see on selline nädal aega nagu tõsist teadust, võiks öelda peaaegu. Et ka väga sügavale minnakse teatud teemadega, et kus räägitakse haigusest,
tekkest, tema kulgemisest, erinevatest ravimeetoditest, kuidas nagu sõna otseses mõttes kuni ravimiteni välja, millist ravimit on nagu kasutatud, millised on uued uuringud mingite erinevate ravidega ja nii edasi, nii et selle eesmärk on siis igast nagu liidust just neid aktiivseid liitu panustajaid, kes siis saaksid ka selle teadmisega olla toeks teistele patsientidele. Nii et meil Eestist on täna nagu 3 inimest seal käinud, et sel aastal käisin mina, eelmine aasta olid 2 meie, nagu öeldakse, liidu liiget, kes käisid seal suvekoolis. Nii et me ei saa nüüd öelda, et ma ei ole arst nagu vaatamata seda, et ma seal olen ära käinud, et arstiks me keegi ei saa. Jaa, aga sa oled ekspert. Ekspert-patsient. Jah, ekspert-patsient, kuigi aus vastus on see, et ju sellel vähil on ju väga palju erinevaid ravivorme, kiiritused. Sa ei ole arst, aga sa oled ekspert-patsient. Okay. Et ma ei salga, ma näiteks mõnel teemal kukkusin seal rajalt maha, sest asi läks nagu nii spetsiifiliselt kätte, et kuna see ennast ei puuduta ja ma ei ole nagu kiiritus või keemiaravi saanud ja siis kui keemiaravis seal on ju ravimid, seal juba räägitakse keemiavalemid ja ma ei tea, mis seal kõik mängu tulid, siis ma tundsin, et kopsti ma kukkusin nagu teemalt maha. Aga seda juhtub paraku, sest nagu sa ei saa kõiges olla nagu, aga jaa, et väga palju valdkondi, mida seal puudutati, mis läbi käidi, millega oskad täna natuke rohkem kaasa rääkida ja võib-olla kellegile nagu nii-öelda kogemuse ja nõuna kaasas olla, mille juurde käib alati klausel ära proovi kodus järgi ja pea nõu arsti või apteekriga. Kas sa kogemusnõustaja paberid oled ka endale teinud või seda veel ei ole? Ei, veel ei ole, sest ma olen mõelnud sellele, aga ma arvan, et selleks, et nüüd ütleme sellesse valdkonda liikuda, tuleb endale aru anda, siis tuleb võtta rohkem, siis sul peab olema rohkem aega. Ehk nagu ikkagi täna, nagu öeldakse, oma igapäeva põhitöö ja tegemiste kõrvalt olla kellegile kogemusnõustaja, siis ma arvan, ma jooksen lihtsalt kinni. Ma ei tee ühte enam hästi ja ma ei tee teist hästi. Aga tead, Sven, sa kõike ei peagi tegema, lihtsalt huvi pärast. Ma arvan, et tegelikult ongi see, et meil naiste seas on päris palju juba neid kogemusnõustajaid, aga meeste poole pealt tegelikult vist veel jälle nii palju neid ei ole, lihtsalt sellepärast, et sellest kuidagi ka meestepoolset jagamist on mõnevõrra vähem. Aga ma küsin korra, Kadri, sinu käest, et kui te asutasid selle liidu 10 aastat tagasi, siis millest te unistasite või nagu mis see selline pikk visioon oli, et kus te 10 aasta pärast olete või te tollel ajal mõtlesid, et saaks midagi käima ja eks siis näis, kuhu see asi välja viib? Tollel ajal tegelikult unistasimegi seda, et oleks see koduleht, eks ju, et oleks üks koht, kus oleks see informatsioon oleks kätte saada. Et see oli nagu üks nagu tegelikult ka Kalevi nagu suur unistus. Ja sellel ajal ei olnud, me ei jõudnud veel seda teha, nii et see leht sai nüüd 2023 vist sai valmis ja nii et ta ei ole väga vana ajas. Okay. Et see oli nagu kõige suurem, ütleme, aga muidugi unistus see, et meie patsiendid saaksid täpselt samasugust ravi, samasugust kohtlemist nagu mujal maailmas. Absoluutselt. Kas te selle peale olete ka mõeldud kuidagi nagu laiendada seda eesnäärmest veel eemale, sest ma tean näiteks USAs paljud sellised rinnavähi spetsiifilised organisatsioonid näiteks, mis on siis, mina arvasin kusjuures alles kuni hiljutisi ajani, et see on ainult naistevähk on rinnavähk, aga ka meestel esineb rinnavähki, teadsite seda, jah? Jah. Et nemad on võtnud siis ka günekoloogilised vähivormid nagu enda katuse alla, et meil järgmine saade tegelikult tulebki siin 2 noore mehe ja 1 uroloogiga munandivähi teemal, et on veel ju tegelikult neid meeste spetsiifilisi vähivorme, et neil oma liitu ei ole, aga koostöökohti ilmselt siin täitsa võiks ju olla. Jah. Kindlasti, jah. Kindlasti selles mõttes me ei välista, et me kindlasti ei ole sellised individualistid, et me ütleme nüüd, et see on ainukene meeste liit ja rohkem nagu öeldakse, me kedagi kõrval näha ei taha. Vastupidi, mina arvan, et mida rohkem mehed julgevad rääkida ükspuha enda spetsiifilisest, võtame sellest nagu munandivähi teema, mis on tõenäoliselt väga harukordne tervikuna, aga eesnäärmevähk, et mida rohkem mehi tervikuna räägib oma vähis, siis nagu öeldakse, okei, julgeb rääkida keegi, julguda munandavähi põdenud või maovähi läbi põdenud mees, see julgustab ka tegelikult teisi mehi sellest asjast rääkima ja julgustab ka läbi rääkimise kindlasti ka natukene rohkem selle asja kohta siis võib-olla uurima ja nagu teadvustama seda, et kuidas midagi saab kas ära hoida, ennetada või mille vastu üldse on võimalik ennetada kuskil midagi, et see on ju ikkagi see pool, et eesnäärmevähk on ju, ütleme, kui ma nüüd jälle tulen tagasi meie juurde, siis eesnäärmevähk ta ei ole ennetatav. Ehk nagu
et üks tore asi, mis mul seal suvekoolist meelde jäi, seal toodi kogu vähkide nii-öelda ettetabel löödi seina peale, et kui palju me teame sellest, mille jaoks on võimalik midagi ära teha, ehk inimesele endal nagu ennetada. Et 2 vähki pidi olema, mille vastu ei saa mitte midagi ennetavalt teha. Tead sa, mis need on? Ei tea. Üks on ilmselt siis eesnäärmevähk. Üks on eesnäärmevähk, aga üks on veel. Teine on ajuvähk. Okay. Et nagu ma aru saan, nende vastu ei anna mitte midagi teha. Nagu öeldakse, et 0 võimalust. Liikumine ei mõju siia, söömine ei mõju siia, hantli tõstmine ei mõju siia, muu tervislik eluviis, sa võid suitsetada, sa võid alkoholi tarbida, et need ei mõjuta selle vähi teket. Ehk nagu teket, ehk mitte midagi. Ülejäänute kohta pidi olema see, et kas või 5 või 10% on midagi, mida on tehtav nagu selle jaoks, et sa ennetada. Aga vähemasti need tervislikud eluviisid aitavad vältida neid ülejäänud vähitüüpe, et siis on ju, et mehed nende eest peaks ennast ikka kaitsma. Aitavad vältida võib-olla kaasuvaid nagu muid nähtusi, mis võivad kiirendada või mõjutada kuidagi sinu nagu selle vähi nagu kulgu või arengut. Täpselt, jah. Nii et ütleme näiteks kas või selle teadmise levitamine ja nagu eesnäärmevähi koha pealt ikkagi ka see, et kui me sellest räägime kõva häälega, siis võib-olla tekib kellelgi veel selline tunne nagu mul, et näiteks, et ma astusin nagu kunagi sinna meestekliinikusse sisse lihtsalt selle sama mingi novembri reklaami peale, et umbes nii, et ma ei mäleta, kuskil oli see, et umbes mehed tulge kontrolli, et eesnääre, iga selline. Ma siis läksingi, ütlesin, tere, ma olen siin, et ma tahaks nagu seda proovi teha või nagu saada niimoodi. Ja et sealt hakkas kogu see asi nagu hargnema, et kus paar aastat käisid niisama ja siis lõpuks öeldi, et ots, aga nüüd midagi ongi ja tänu sellele võbla saad õigel ajal jaole. Ehk nagu ikkagi, kui sa küsisid, kui mida me unistama, mida me unistame, siis tegelikult mina unistan sellest, et iga 50-aastane mees teab, et mis on eesnäärmevähk, et see eksisteerib ja teab seda, et 50-aastaselt ta läheb perearsti juurde üks puha mis muu asjaga. Siis ta ütleb, et aga tegelikult ma tahan, et kui mul enne ei ole PSA proovi tehtud, sellist esimest markerit, siis nüüd ma tahan, et see tehtaks. Et see on nagu kõige sellise asja nagu, võib-olla... Mul tuleb siin praegu meelde, ikkagi ilma Pilleta ei saa seda saadet teha, tuleb meelde, kuidas Pille rääkis oma mehest just selles mõistes, et neil on väga vedanud perearstiga, kus nii kui 50 või palju tal kukkus, tal oli kukkunud veel 50. Kui mingi number passis kukkus, valetan, kui ütlen, mis see number oli, siis perearst ütles, et nii, sina oled mul nüüd selles nagu vanusegrupis, ma teen sulle saatekirja, ma teed analüüsid ära, ei ole siin isegi midagi, et kas sa tahad minna, vaid nüüd lähed ja teed ja kõik nagu, ta oli hästi tänulik, et issand, näed, võt ise poleks osanud julgenud küsidagi. Et tegelikult hästi palju nagu ka ilmselt see perearsti tasand saab ära teha, et mehi sinna suunata ja julgustada tõenäoliselt. Ja kindlasti on, ma ei tea nüüd, ma loodan vähemalt, et need mehed teavad, et see on vereanalüüs ainult see PSA, et see ei ole mitte midagi muud. Aga ütleme 10 aastat tagasi ei teadnud mehed ka seda, et see on ainult vereanalüüs. Nii et vaatame, see on nüüd hästi oluline osa, väga tähtis koht siin selles tänases saates. Selleks, et minna kontrolli, ei pea kartma, jumal teab, mis orke ja värke, mida me siin kõik kuulnud oleme, et vereanalüüsi, ma arvan, et iga mees on suuteline andma ja teatud vanuses peaks seda igal juhul tegema. Aga Kadri, ma tean, sa juhid kliinikut. Kuidas sa näed üldse uroloogide mõistes, kes see klientuur on, et kui palju noored mehed satuvad uroloogi juurde, et kui naistel on ikkagi üsna nagu regulaarne see suures osas, et kord aastas vähemalt võiks günekoloogi juures käia, võib-olla isegi see on liiga tihti, aga et üsna korralikult vist käiakse pigem, et aga mehed uroloogi juurde kontrolli naljalt niisama ei satu või see on ka juba nagu mingi asi, mis hakkab kuidagi muutuma või tullakse siis, kui on mingid vaevused? Tavaliselt ikka, kui on mingid vaevused, mulle tundub, aga siiski võib-olla novembris tuleb ka nooremaid mehi lihtsalt niimoodi, et tulevad ja kontrollivad, aga jah, ütleme vähemalt meie kliinikus on küll ikkagi mehed, kellel on ikka ilmselt vaevused. Ma küll ei taha nagu see... Aga mida ma olen tähendab, kuna kliinikus meil ei ole ainult uroloogid ja on ka kõik muud erialad, siis näiteks psühholoogi juurde küll julgevad juba mehed tulla palju rohkem, nii et enam ei ole, et on ainult naised käivad, või psühhiaatri juures, et käivad ka mehed väga usinasti. Aga see on kusjuures väga hea sõnum siia praegu.
et tegelikult tõesti vaimse tervise eest on hakanud mehed ka rohkem hoolt kandma või nagu üleüldse nagu Eesti ühiskonnas ka tegelikult on mingi päris suur klikk ära käinud selles osas. Mis nüüd meie teemaga seoses, kui me räägimegi ka vähidiagnoosi saamisest, siis need psühhosotsiaalsed väljakutsed, mis selle haigusega kaasnevad lisaks füüsilistele vaevustele, et see on ka ju tegelikult väga suur teema ja palliatiivravi Eestis on ju ikkagi üsna lapsekingades täna onkopsühholooge, ei teagi, ei oskagi eriti nimetada, on ju, mõned üksikud. Et siit võib-olla hüppakski Sven selles osas sinu juurde, et üks asi on see, et kuidas kogu see protsess füüsiliselt käib, kui sa saad diagnoosi, mis sugu tehakse, milline see ravi välja näeb, aga mida see kõik sinu jaoks tähendas, et kui sa lähed sellesse päeva võib-olla tagasi, kui sa said selle diagnoosi ja pidid nagu siis nüüd sellega midagi peale hakkama ja mis siis nagu juhtuma hakkas või kas sa nagu suudad meenutada? Muidugi suudan, ma olen kõigile rääkinud, et võib-olla üks meie ka Patsiendiliidu eesmärk on olla kellegile toeks oma kogemuslugudega ja kogemustega. Ja üks asi, mida ma kindlasti ei taha, on nagu saada diagnoosi nii, nagu mina sain. Et ma olen tänulik küll sellele arstile, kes mulle lõpuks nagu kogu selle raja käima pani, aga see, kuidas ma tema käest diagnoosi sain, nagu see mind ei köitnud. Et ma sain seda telefoni teel, kui ma olin Kaubamaja ristmikul, sel ajal sai veel sealt risti üle tee käia. Et sa mõistad ju, et kui sa saad nagu Kaubamaja ristmikul telefoni kõne, et sinu nagu see esimene MRT tõenäoliselt sealt paistab, et sul on vist eesnäärmevähk. Siis nagu on võib-olla mõni nõrgema mitte füüsilise, vaid närvikavaga inimene oleks astunud seal Kaubamaja ristmikul, nagu öeldakse, esimese punase tuleaeg nagu tee peale ja oleks lõpetanud selle elu. Et loodame, et keegi nii ei tee, aga põhimõtteliselt täpselt nii ma selle diagnoosi sain. No siis ma arvan, et äkki päevakene 2 ma nagu seedisin seda ise, siis ma rääkisin kodus ka kaasale sellest. Aga sealt edasi hakkas asi nagu ilusasti hargnema selles mõttes, et siis suunati edasi nagu uroloogi juurde ja siis ma sain paari kuu pärast vist uroloogi juurde lõpuks vastuvõtule ja siis tehti uus MRT ja mina olen nagu selles mõttes võib-olla jälle mingi halb näitaja, et ma olen siuke hästi ma usun nagu Eesti meditsiini, ma usun meie meditsiinisüsteemi ja usun ja usaldan meie arste. Ma ei kahtle nagu selles mõttes, et loomulik, et vaatasid võib-olla internetist natukene siit ja sealt, aga tegelikult ma ikkagi nagu ausalt, et ma väga ei tahtnud lugeda kuskil seda. Nii et ma tegelikult esimest korda võtsin põhjalikult selle haigusega tutvumise lugemise ette sel hetkel, kui lõpuks oli otsus, et me hakkame lõikama. Aga sellest otsusest kuni selle lõikamise otsuseni läks umbes 4 kuud aega, nii et siis ma esimest korda nagu võtsin ka selle eesnäärmevähi patsientide lehekülje lahti ja lugesin sellest haigusest nagu lähemalt või ütleme, mis mul nüüd on. Sest lõpuks oli nagu see, et sa võtsid seda sellisena, et okei, eesnäärmevähk. Ma tean, et eesnääre on olemas ja vähk on olemas ja ma tegelikult ei tahtnud väga teada, et mida see nagu tähendab, et natukene siiski pelgasid. Aga siiski ma nagu öeldakse, kuidas ma ütlen, elu seisma ei jäänud, minul vähemalt, ja kokku ei kukkunud ja et läksin siis vapralt edasi, kuni siis oligi nagu see, et arstiga koos arutledes natukene, et milline ravi valida. Et minu puhul ei olnud seda, et eesnäärmevähi puhul väga paljud mehed jäetakse ka sellisele nii-öelda jälgimisele. Ehk nagu vähk ei ole agressiivne, ta ei ole veel kuhugile väga palju arenenud ja siis ongi see nii-öelda aktiivne jälgimine, see tähendab, et sa käid iga 3 või 6 kuu tagant annad proovi ja vaadatakse nagu sulle peale. Et väga paljusid mehi võib see frustreerida, et mis mõttes, et mul on vähk, et ei tee mitte midagi. Samas maailmas on see vastupidi järjest levivam, nagu öeldakse, võimalus, mitte võimalus, vaid nagu ravimeetod. Ta ei ole ravimeetod, ta on pigem nagu ikkagi, ta on ikkagi ravimeetod vist, aga ta on nii-öelda, et kus midagi ei tehtagi. Minu puhul oli nagu kas kiiritus või operatsioon ja mina valisin operatsiooni nagu. Et aga jah, et siis lõpuks nagu sain ma operatsioonile ja siis nagu võeti see eesnäärme välja. Ja siis peale seda on nüüd nagu see nii-öelda
see teadmine või tunne, et nüüd ta on väljas. Ehk siis olid väga sellised konkreetsed sammud, on ju, nüüd me jälgime või sinu puhul jälgi, tuleb operatsioon, teeme ära, niks-naks, korras, kuniks ei anta põhjust muretsemiseks, siis ei muretse, on pigem see nagu sinu selline lähenemine asjal olnud või kuskil nagu alateadmises sa ikka oma peas mõtlesid, et issand, et aga äkki nagu mingi, mis nüüd saab või neid mõtteid isegi üldse ei käinudki läbi? Tead ausalt öeldes kuni selleni, et nüüd tuleb kuidagi ravida, väga ei käinud läbi, sest ütleme, et ma räägin, et ma olen võib-olla mõnes kontekstis halb näide, et ma vaatan alati asja selle pilgu, mis nüüd ikka saab? Saab see, mis nüüd saama peab ja mis nüüd tulema siis hakkab, et jah, nii kaua, kui ei olnud teada, kas see on, ma ei tea, kui agressiivne ta on või kui laialt levinud ta on, või kuhu ta juba jõudnud on, et sa võisid kõik stsenaariumid läbi mõelda, ükspuha milline oleks see olnud võib-olla siis see nii-öelda, ma ei tea, mitte otsus, vaid see seisund, vastavalt sellele siis kujuneb, et kuidas siit edasi minna, et on see ravi tihedam, tihkem, raskem, keerulisem või on ta nagu pigem operatsioon siis nagu selline 3 tundi lõikelaual ja peale seda oled sa nagu, kui hästi läheb, oled prii, et või siis on mingi keemia, et mis iganes siis meetodid tulevad, võtad seda sellisena, et ma ei ole võib-olla oma tüübilt selline väga muretseja tüüp, et tuleb see, mis tuleb ja kui arstiga koos võetakse mingi otsus vastu, siis nii on, käime seda radapidi. Aga kindlasti nagu on ka neid mehi, kes võtavad asja võib-olla natukene hoopis tõsisemalt, muretsevad tunduvalt rohkem. Mida te täna liidus näete tegelikult, et mis need meeste peamised mured selle kõigega seoses on või kui palju seal sellist just psühholoogilist avanemist on, et või pigem teemad jäävadki rohkem selliseks nagu ravikesksemaks ja tegelikult mehed nagu liiga palju ei jaga või ei mõtlegi nende asjade peale? Mina olen tajunud seda, et hästi, et kuidagi, et mehe jaoks oleks nagu alati tore saada veel teine arvamus. Ja tegelikult see ei puuduta võib-olla, ma ei saanud rääkida teiste vähipatsientidest, teistes, nagu öeldakse, teiste vähiliikide puhul, aga ma olen tajunud nagu nii-öelda suheldes ka nende sõsarühingu juhtidega, kellega me siin kokku saame aeg-ajalt, et see on nagu valdav, mida tegelikult nagu mehed tahavad. Et nagu jah, sulle üks arst ütleb, et sul on vähk ja sul on selline staadium ja nüüd on sellised ravimeetodid, et siis tegelikult vahest võib tekkida see suhtlus- ja kommunikatsiooni probleem, et kui hästi mees selle vastu võtab esimese arsti käest ja siis see on nagu see, et tegelikult ma tahaks teise arsti arvamust ka kuulata, et kas ta kinnitab mul seda diagnoosi, kas ta kinnitab seda näiteks mingit ravivõimalust, et jah, samad võimalused pakub või ta ütleb midagi 3. või 4. Et see on nagu võib-olla selline, mis nagu tihtilugu nagu meestel on nagu enne ravi algust on sellised murekohad nagu või mõttekohad. No jaa, kuna mehed peavad, tegelikult arstid ju küsivad, et tihtilugu on ju neid ravivalikuid erinevaid ja küsitakse, et mida me teeme, et kas me nüüd kiiritame, kas me lõikame või kuidas me läheme. Antakse valida tegelikult mehel ja seda on tegelikult raske teha ju. Absoluutselt, kui mul endal ka onkoloog küsis, et nii, Kristel, et meil on nüüd sellised valikud, et häid valikuid ei ole, kõik halvad valikud, et mis teed me läheme. Siis see hetkel nagu mingi selles hetkes sa korraks oled, aga sina oled ju arst, aga siis hakkad mõtlema, et tegelikult ka minul on patsiendina siin lõpuks vastutus, et tegelikult minu meelest tegelikult nii peakski olema, et arst selgitab sulle ära, mis need erinevad suunad on, kuhu minna, mis on tema arvamus, aga et patsient lõpuks teeb selle lõpliku valiku, et tegelikult see on hästi nagu patsiendiga arvestav ja kaasav võimalus minu meelest. Jah, ka mulle anti valida selles mõttes, et ka mul oli valida, et kas valida kiiritus või valida operatsioon, me rääkisime läbi nii ühe plussid kui teise miinused ja vastupidi, et lõplik otsus pidi nagu minu olema, et ikkagi, ja ma ise tegingi lõpuks otsuse, kumb valida, aga et võt täpselt see, nagu sa ütlesid, et tihtilugu ikkagi patsiendid küsivad, kuulge, et sina oled ju arst, mis sa ütled. Ja kui siis üks arst soovitab sulle, et okei, vali nüüd see tee, siis tema näiteks soovitab, et siis tekibki see tunne, et okei, sina soovitasid nüüd seda, aga ometigi sa rääkisid 2 võimalusest. Ma tahaks nüüd kuulata teist arvamust, nagu öeldakse. Nagu see õigus on. Ja see on. Aga see on nagu tegelikult täna probleem Eestis, selle teise arvamuse saamine. Ja et lihtsalt meil ei ole urolooge nii palju, et kõik on hõivatud, kõik on kinni, kõik on, nagu öeldakse, ajad on ikka väga-väga limiteeritud ja ka see patsiendile pühendatav aeg on nagu piiratud, et selle teise arvamuse saamine ei ole üldse nagu
nii väga kerge. Ja see ole meie kultuuris väga levinud ka tegelikult, et ükskõik mis vähivormist me räägime, et me patsiendid ei ole tegelikult väga harjunud sellega, et ta nüüd läheb, küsib kellegi teise käest ka, sest see kultuuriruum, kust me tuleme, siis tegelikult see nagu hierarhia ikkagi, et nagu arst ütleb, nii on, patsient kuulab ja tegutseb, on ju, et kuidas ma lähen üldse küsimärgi alla seadma, et see on ju nii ebaviisakas või kõik, et aga tegelikult see on patsiendi õigus, kui tal vähegi mingisugune kahtlus või tunne sees on, et oleks vaja teist arvamust, et seda võib alati küsima minna, aga eks teistpidi jälle ka meie meditsiinisüsteem ei ole veel nagu harjunud sellega, et patsiendid tulevad ja küsivad kellegi teise käest ka, kuni sinnamaani, et me oma kogukonna sees ka kuuleme lugusid, kus on öeldudki konkreetselt patsiendile, et nojah, et kui sa mind ei usalda, mine siis selle teise arsti juurde, et sa ei ole enam siia tagasi oodatud, et või kui minnakse kuskilt välismaalt nagu teist arvamust küsima või ravi saama välismaal, et see on tegelikult päris kurb, sest lõpuks ju eesmärk on see, et see patsient saaks parima võimaliku ravi, aga meil on ka konsiiliumid ja erinevaid raskemaid juhtumeid arutatakse omavahel. Eks kogu sellest, nagu kui sa enne küsisid, et kuidas mul nagu see haigusest teada saamine, kõik see läks, et kui ma ütlesin, et ma sain seda telefoni teel kuskil, siis tegelikult näiteks ma nüüd ei mäleta, mis riigis oli, aga on väga selgelt, et see diagnoos antakse isiklikul kohtumisel ja eelistatult peab olema sellel patsiendil kaasas keegi lähedane. Et selle mõttega, et tihtilugu kukub mõni inimene peale selle diagnoosi teadasaamist, kukub lihtsalt, nagu öeldakse, rajalt maha, ja ta edasine vastuvõtu võime on nagu nullilähedane, sest tunne on, et elu lõppes nagu seal ära. Ja vaat siis on tore, kui on tegelikult kaasas sul keegi lähedane, kes ka kuulab seda juttu, mida siis arst sulle need võimaluste kohta räägib, millised on erinevad need ravimeetodid ja ravivõimalused ja mõtleb suga kaasa ja pärast on nagu sul üks nagu selge pilt võib-olla veel kõrvalt võtta patsiendina, et sul ka abikaasa kuulis või nagu öeldakse, laps on kaasas või vastupidi, vanem on kaasas, et on keegi veel kaasas, kes aitab, nagu öeldakse, nagu mõistusega kohal olla, sest ega selle diagnoosi teada saamine ikkagi lõpuks on nagu see, et vähk. Jaa, aga ma ütlen veel siin juures, et see ei ole alati, see ei ole ainult muidugi, kes saab selle diagnoosi, see on ka sellele lähedasele. Nii et teistpidi, meie ühing, eks me oleme mõelnud alati ka nende lähedaste peale, et alati on ka lähedased kõik oodatud nii meie üritustele, eks ju, et nad kuuleksid, nad teaksid, saaksid rohkem teada ja siis oled ka sa nagu natuke... Ja see peakski nii olema, me räägime ju tegelikult USAs ka jälle rohkem mitte patsiendikesksest meditsiinist, vaid perekesksest meditsiinist, kus tegelikult arvestataksegi kohe lähedastega ka ja selle, on need lapsed, on need elukaaslane, pereliikmed, kes iganes, nad satuvad täpselt samamoodi sellesse kriisikeerisesse, et see on jälle üks teema, millest me tegelikult minu meelest Eestis täna räägime vähe, meil ei ole psühholoogilist abi tegelikult nendele inimestele, mingisugust perenõustamist onkokriisi kontekstis, et õnneks on tegelikult üks salaprojekt vaikselt siin juba selles osas ka vormumas, et see asi nii ei oleks. Et me püüame selles osas midagi ära teha ja ma arvan, et siin tegelikult ka just see meeste suunasisend on hästi oluline, nii et sellest me jõuame veel rääkida. Räägiks siin veel siin juures sellise loo Soome ühingust. Seal on küll lähedasi, on kaasatud igale poole, toetatakse muidugi Soome ühingut, toetab ka riik, eks, mida meil Eestis ei ole. Ja päris korralikult ikkagi. Ja päris korralikult, jah, ja seal on ikkagi ühingu juht on palgal ja ülejäänud siis teevad küll seda tööd ise, aga tõesti seal tehakse neid üritusi nii lähedastele, eraldi ka ainult lähedastele, ainult patsientidele, et on mõelt nagu kõike ja psühholoogilist abi ja kõike nad saavad sealt. Aga kuna me täna käisime Saaremaa vähiühingu juhi Siiriga, käisime Riigikogu liikmetega kohtumas, need oli kohale tulnud küll mitte nii palju, kui ma lootsin ja samal ajal on täna siis ka Riigikogus teisel lugemisel Eesti järgmise aasta riigieelarve, kuhu ka siis meil õnnestus sisse supsata ettepanek, et riigieelarvest eraldatakse vähiühingute toetuseks summa. Selleks, et seda tänast olukorda, kus tegelikult on väga raske toime tulla, rahastusvahendeid leida, seda olukorda veidi leevendada, rääkides siis tõesti kõikide ühingute nimel, et meie asi on siis siin ühiselt välja mõelda, et mis see rahastusmudel tervikuna võiks ka olla selleks, et rahad liiguksid õigetesse kohtadesse, õigete asjade tarbeks, on ju.
et tegelikult me saame ise ju hästi palju ka ära teha selle jaoks, et selle huvikaitsega tegeleda ja ka neid rahalisi vahendeid tekitada, et ma arvan, et siin jälle seljad kokku ja ma usun, et me jõuame ikkagi ka lähiajal Eestis sellesse kohta, kus riigi poolt see rahastus tekib moel või teisel. Aga ma tahtsingi võib-olla selles valguses küsida, et mis on need kõige suuremad väljakutsed teie kui ühingu jaoks täna, et kus te tunnete, et oleks vaja tuge, oleks vaja abi, oleks vaja koostööd, oleks vaja mingeid vahendeid, mis see siis täpsemalt on või tegelikult on kõik väga hästi ja kõik on kandikul ees ja hästi lihtne ja mõnus on toimetada ja jalutuskäik pargis? No eks see raha on ikka, loomulikult. Kuigi Rääkige julgelt. Ja, ütleme, eks see raha on, loomulikult on see raha probleem, et sa pead... Ega ideaal oleks ju tõesti see, võttes naabritest, mida ka Kadri rääkis, et nagu Soome näite varal, et ühingu juht on palgaline. Tegelikult olles ise ka patsient, on ta nagu Soomes näiteks ta ikka pühendub 8 tundi nagu selle nii-öelda patsientide poole eestvedamisele. On see siis nagu kogemusringid, on need seminaride korraldamine, on see informaterjalide levitamine ja nii edasi, ehk tegelikult sa hingega asja kallal olla. Et kui me nagu siin täna näpistame siit ja sealt tööajast aega ja tuleme siia podcasti tegema ja teeme seminari nagu laupäeval ka ja nii edasi, omast vabast ajast ja tahtest, siis paraku nagu sa ei saa nii palju teha, nagu sa nagu tahad. Me täna oleme siiski tänulikud ravimifirmadele, kes on meid toetanud just nende seminaride korraldamisel, et me ei tahaks nagu seminare nagu ütleme ju teha niimoodi, et sa teed seda kuskil telgis ja nurga peal õues ikkagi, et viisakalt soojas ruumis ja sa saad kutsuda nagu oma spetsialiste, nagu öeldakse, rääkima ja kogu see pool, et täna on meid toetanud ravimifirmad, aitäh kõigile neile. Kadri oskab nad kõik ette lugeda, võib-olla seda ei tohi teha siin, aga ärme siis teeme praegu. Et neid on ja meie leheküljelt leiab need ravimifirmad ka, siiski me täname neid. Aga et see on ka nagu tegelikult selline, ütleme, sa käid ja küsid. Et Soome näite varal jälle, et Soomes toetab riik väga konkreetse summaga ja sa saad planeerida selle summa raames siis juba konkreetselt oma tegevusi ja kohtumisi. Ning lisaks ma arvan, et see, kui riik, nagu öeldakse, paneb sellisele patsiendi organisatsioonile õla alla, siis kas või mingi teatud summaga, siis see kaudselt tegelikult ju võtab riigilt ära mingid teatud rollid, olgu ta kas või see sama kuidagi kogemuste vahetamise roll, mille võtab rõõmuga võib-olla see ühing siis enda kanda, mida ta ka teeb, mida meie täna teeme, et kui keegi helistab, ütleb, et ma tahaks kellegiga rääkida, kes on diagnoosi saanud või kes on operatsioonil käinud, milline asi välja näeb, siis nagu rõõmuga me oleme toru otsas ja vestleme pool tundi, tund aega teise nagu sellega, aga selliste asjade tegemise, mis omakorda ju vähendab riigi sellist nagu nende vajadust selle sama asjaga tegeleda, kulutada raha mujal, võib-olla kulutada seda raha sellega, et on arst, kellel on siis nagu, lähevad kõik vastuvõtud 2 korda pikemaks. Ehk nagu täna on tore, uroloogid juba soovitavad patsientidele, minge rääkige liidus, seal on nagu mehi, kes on sama asja kogenud, saate sealt nagu nõu ja kogemust, aga et selleks ongi tore, kui nagu seda on kuidagi rahaliselt aidatud ja toetatud. No vaata, Mihhail ütles ka, et ta on arst, uroloog ja ütleb, et tal on hea soovitada seda meie kodulehte, eks ju. Et see vastuvõtuaeg on ju piiratud, aga et mine meie kodulehele, loe sealt, seal on kõik kirjas üks, Ehk siis, kui ma küsin teie käest, et millest ühinguna täna unistate, siis kas ma panen teile sõnu suhu, kui ma ütlen, et te unistate, et ka teil oleks palgaline eestvedaja, kes saaks selle ühingu elujõulisusele ja kasvule täie pühendumusega siis anda? Jaa, ma arvan, et see oleks nagu võib-olla tipp, mida saavutada, sest sealt edasi on juba puhtalt selle inimese nagu kätes enam-vähem, mida teha. Aga pange arengukavasse kirja, võtke eesmärgiks, me aitame. Ma arvan, et see on tegelikult, see on normaalsus, see ei ole mingisugune utopistlik unistus, sest jälle, kui me vaatame ka teiste riikide praktikaid, siis tõesti, kui sa vaatad tugevaid organisatsioone, siis ikkagi nad ongi professionaalselt eest veetud ja juhitud, nii et inimestel on aega sellesse kõigesse süveneda, et see ei tähenda lõpuks mingid 10 ja 10 palgalisi inimesi, aga tõesti see, sinna kuhu annad, sealt ju hakkab ka tulema, et see on tegelikult ju investeering, nii et unistame, ma arvan, koos suurelt ja ma arvan, et see päev ei ole jälle kaugel, kui see tegelikult saab võimalikuks, kui me julgeme sellega välja hääldada. Ja kui mõelda, et iga aasta saab eesnärme vähidiagnoosis Eestis üle 1000, eks ju, 300 000, 400 meest, siis kui palju on selle diagnoosiga mehi meil, eks ju.
kui palju on seda probleemi. Keskmiselt 3 meest päeva kohta. Seda ei ole vähe. Ma isegi vaatasin huvi pärast, et palju nagu maailmas on 1,4 miljonit saab aastas diagnoosi. No, kuule, teeme ühe asja selgeks, enne kui meil saade läbi saab. Kus kohas see eesnääre siis asub? Näitama ei pea, aga mul No meil on kodulehel ilus pilt on, seal on täpselt näha. Ta on ilus selline nagu Kreeka pähkel. Jah, Kreeka pähkli suurune ja asub, nagu kuidas ma nüüd ütlen, nagu siin kubemes kuskil. Ega olgem ausad, et ega ma ei tea, kus ta välja võeti mul, aga nagu välja ta võeti, et kuskil sees ta meil on ikka siin all kubeme taga. Et jah. Sest ma mäletan, minu 30. juubel oli Onu Bellaga, see oli Onu Bella viimane esinemine üldse enne tema surma, oli minu 30. juubelil ja ta tuli ka veel olles tegelikult päris täbaras seisus juba omadega just oma viimase keemiaravi lõpetanud. Ja see oli muidugi, ma arvan, mu elu kõige ägedam, meeldejäävam pidu ja ka Bella mälestused, mis sellest lõpuks jäid, et ta kinkis lihtsalt seal selle sündmuse või sünnipäeva raames ka mu külalistele enda raamatu, kuidas tappa prostatavähki või midagi taolist oli selle pealkiri, mis oli siuke Kill Billi nagu siuke päris elu ja fantaasia segu, et ma ei tea, kas te olete seda lugenud. Aga mina 30-aastase naisena siis seda lugesin ja kõik see vähk ja üldse mul perekonnas kuskil ka ei ole nagu lähedal sellisel kujul, et see mind oleks puudutanud nagu mu teadvuses ega mu sõprade seas kuskil seda vähihaigust väga olnud, see nagu ma ise diagnoosi sain. Et siis see kõik tundus nagu mingi täiesti nagu oligi fantaasiakirjandus ja siis eesnääre ja mis asja ja kuidas ja mis asi see on ja mitte midagi nagu aga samas seda kõike on meie ümber nii palju, et kuidas seda siis veel nagu saaks inimesteni viia, et kui Bella pani selle nagu fantaasiakirjandusse, ma ei tea, kui palju, mis selle raamatu nagu müüginumbrid lõpuks olid, aga kuidas veel siis inimesteni jõuda selle teemaga, et vuntsi kasvatamine ka kuhugi maani töötas, kuniks kõik hakkasid niisama vuntsi kandma, et me saame teha kogemusringe, seminare, igasugu tegevusi, aga et mis siis veel on vaja teha, et mehed tuleks kontrolli ja räägiksid sellest rohkem ja saaksid õigel ajal jaole? Ma arvan, et siia tuleb täiesti tavaline nagu juhtimispraktikast pärit mingi mõttekäik, et rääkida ja ainult rääkida, sest fakt on see, et ühed mehed, kes selle teada saavad, käivad seda rada. Alt kasvavad uued nagu peale. Ehk teisisõnu, see on nagu see, et nii nagu tulevad uued mehed, kes ei tea jälle mitte midagi, nagu kes pole näinud, pole kuulnud, on noored ja veel nagu ei mõtle sellele ja puha, et see on puhas ainult rääkida. Et kui mina selle diagnoosi sain, siis nagu mul on nagu siuke üks tore sõprade seltskond, kellega me teeme iga aasta lõpu sauna. Ja siis nagu öeldakse, sel aastal, kui ma opil ära käisin, tegelikult mul ükski sõber ei teadnud sellest midagi ja siis nagu öeldakse selle aasta lõpu saunas, täpselt võtsin selle teema üles, natukene nagu sigasidrunit mind vaadati, aga et kui ma ütlesin, et poisid, et asi oli sedapsi, et mul see oli ja ma olen ka nüüd opil juba ära käinud, et korraks olid silmad suured, aga ma küsisin, et arvestades, et kõik on nagu minu vanusides oli nüüd siin 2 aastat tagasi, hetkel ma olen 57, siis ma olin 55 ja küsisin teistelt 55 sinna kanti meestelt, et kui palju te olete nagu oma seda PSA-d, nagu palju te teate sellest midagi ja kes on seda üldse regulaarselt uurinud, siis aus vastus oli see, et 2/3 selle saunaseltskonna meestest, nagu öeldakse, olid häbelikult silmad maas. Et heas mõttes ja ma ütlesin, et teie nagu pääse järgmise aasta lõpu sõprade sauna on see, et te olete nagu selle endale seal kontrollis ära käinud või ehk teisesõnu selle PSA esimese vereproovi perearsti juures ära andnud, et sealt hakkab kõik pihkida. Ehk see on nagu tegelikult see, et see on näiteks see sama teema on ikkagi, seal ei ole ühtegi sümptomit, seal ei ole ühtegi nagu kaebust, kui sa ise ei pane tähele, võib-olla, et kas sa käid WC-s tihemini või sinu nagu uriinijuga on väiksema survega ja nii edasi, et kui sa nendele tähelepanu väga ei pööra ja elad oma tavalist elu, siis sa ei saagi aru, et sa ühel hetkel oled võib-olla, ma ei tea, teises, 3., 4. kuskil staadiumis, et see on nagu sümptomivaba, et see on nagu see ongi lõputu rääkimine, et seda ohtu, et nüüd võiks öelda, et nüüd me leidsime mingi muu meetodi nagu sellise, mis masinaga töötab, et kõik saavad selle meili endale postkasti, kui mehed on 40, et mine PSA proovi.
et mina pole veel suutnud välja mõelda, et aga ma arvan, et see ongi niisugune, nagu vanasti olid need kettkirjad, on ju, et kui sa seda 5 sõbrale edasi ei saada, on ju, et siis oi. Et jälle, väga palju üleskutseid ja nagu niisuguseid sloganeid on täna meil saates, aga mina jälle hästi usun ka sellesse, et kui rinnavähi puhul ka on ju kampaania, et ole ise oma sõpradele turvavõrk, et seda me saamegi ju täiega olla ja eriti need, kes on ise diagnoosi saanud, siis enda pereringis, enda sõprade ringis julged sellest teemast rääkida, kui ei julge sellest avalikult rääkida, siis see jagamine ja julgustamine ja ka mingite protsesside selgitamine, et täpselt, et see PSH mõõtmine on lihtsalt vereproov, et juba see jaga seda oma 3 sõbraga saunas ja sa võid juba päästa tegelikult kellegi elu, on ju. Et siis ma tõesti ise näen ka seda just ka patsientide enda rolli, kuidas väga väikeste asjadega tegelikult saab tõenäoliselt kellegi elu päästa. Ja eesnäärme vähk tegelikult, seal on väga palju erinevaid ravimeetodeid ja ta on väga paljuski ravitav. Jaa, ta on krooniline haigus lõpuks, eks. Ja tõesti ta on ravitav ja sinna üldjuhul ei surda. Ja. Selle kohta on nagu minu arust turoloogidel see nali või nagu või tõdemus, et 70% üle 70-aastastest meestest sureb eesnäärmevähi ka. Mitte vähki. Ehk see tabab lõpuks enamusi mehi, ainult enamustel on ta paraku sellel kujul, et ta pole näinud, ta pole kuulnud, ehk nagu peale surma, kui tehakse lahkamised ja võib-olla mingid muud asjad, siis leitakse, et see oli tal ka, aga ta ei surnud sellest, ehk teisisõnu, et see näitab seda, et kuidas see tegelikult vanus edenedes nagu ütleme, see progresseerub selle haiguse saamine ja nüüd mõne jaoks võib ta nagu öeldakse lihtsalt varem kätte tulla ja olla ka nagu paraku väga tõsine, ehk see on ka see, miks teda varakult ennetada, varakult jaole saada, et ma võtan jälle enda näite varal, ma läksin ju niisama, mul ei olnud ühtki kaebust ja ma sain lõpuks jõudsin selleni, et mul oli see, selgus, et mul isal on see olnud, et selles mõttes on nagu geeni poolt nagu ka kuidagi kaasa antud, aga et ma loodan, et ma täna olen nagu 2 aastat peale operatsiooni, et siia ma olen kõik näitajad head ja ma olen terve, aga võib-olla kui ma poleks aasta või 1,5 veel läinud, siis täna ma ei saa öelda, et ma oleks kindel, kas ma oleks täna siin mikrofoni taga. Võib-olla mind täna poleks. Aga kuidas üldse selle haiguse metasteerumuse või metastaseerumine, kui see õige nüüd on, kuidas sellega on, et kui nagu tihti ta progresseerub sellisel kujul ja kuhugi edasi lööb ja kas on mingid kindlad kohad, kuhu ta edasi põrutab sealt või oskate seda ka avada, ei tea? See läheb nii meditsiinilisse juba, et võib-olla laseme arstidel vastata, eks ju, aga... Ma toon halva näite. Minu isa tal oli eesnäärmevähk. Ja ta küll suri 80 aasta vanuselt, aga tema eesnäärmevähki jõudis seljanärvideni, nii et viimased 9 kuud ta oli alakehast halvatud. Ja see oli konkreetselt selle eesnäärmevähi metasteerumise tulemus. Nii et Nii et ikkagi läheb ka edasi, on ju? Läheb ja nagu teda eesnäärmevähki võib ka kopsust leida. Okay. Aga sõeluuringud, ma olen ka kuulnud mingit juttu selle kohta, et siin mingid projektid kuskil taustal on käinud, et seda sõeluuringute teemat kuidagi Eestisse ka tuua, et seda varast avastamist veel kuidagi nügida, et kas te sellest midagi olete kuulnud ka? Tähendab, sellel tehakse tööd, nii et ma usun, et see kas on lootust, et kannab ka vilja varsti? Ma usun küll, See võtab aega, ma saan aru, et täna on nagu esimene piloot tehtud, et selle, ütleme, eesnäärme sõeluuringuga on lood natukene nagu võib-olla komplitseeritumad, kuna võt seesama hästi, sealt võib tekkida hästi, et seal tulebki nagu selle piloodi käigus testitakse, et milline selle valimi, mis on see tulemus, kui palju on nagu tõsiselt, ütleme, sellised avastatud siis nagu öeldakse juba sellisel ravivajavalt kujud, palju on sellised kujud, need jäävadki jälgimisele ja nii edasi, et kuna peale seda see tegevus on päris pikk ja ressursimahukas, siis seda, et me võtame nii nagu täna naised võetakse, et iga 3 aasta tagused sinna sõeluuringule, siis meie süsteem ei pea täna vastu. Ühegi riigi süsteem ühegi riigi süsteem ei peaks vastu ja kõik inimesed, väga paljud mehed teaksid, et nad peavad kogu aeg andma vereanalüüsi, eks ju. Siis ka mingi ärevus või terviseärevus võib sellega koos tekkida, et kui tegelikult ei ole midagi nagu tõsist, on väike kõikumine, aga juba sa hakkad selle sama sõna peale juba, et kui seal on vähk mängus, et siis nagu sa Sven ütlesid ka, et
mis mõttes ma jään jälgimisele et aga mingites hetkedes see ongi tegelikult ju põhjendatud, on ju, et kohe ei peagi sekkuma. See sekkumine paraku siin nagu toob selle elukvaliteedi languse. No just. Siiski. Et kes kuidas seda võtab? Okei, kuulge, aga noored mehed, kui palju üldse noorte seas seda on, et me oleme see 50 ja sealt ülespoole on pigem see, kust peaks hakkama rohkem tähelepanu pöörama, aga kõiges on erandid, et on teil aimu, minust Tai värske statistika tegelikult tuli välja, aga ma paikmepõhiselt ei ole seda vaadanud isegi veel sellisel kujul. Et kui palju seda üldse nooremate meeste seas on või pigem ta on ikka vanemate? Ta on ikka pigem vanemate neid noori mehi. Noor mees on ikka 50-ne, jah. Seal samas, nagu öeldakse, seda räägiti ka, ütleme, sükeste tipptegijate poolt suvekoolis, et liigub järjest nooremaks. Et liigub järjest nooremaks. Ja mis on kõige hullem, et mida öeldakse ka, et noorematel on ta agressiivsem. Ehk kui ta tuleb, nagu öeldakse, siuke haigestumus tuleb nagu vaikselt allapoole, siis kui juba kui näiteks 40-sel see on, siis ta on tunduvalt agressiivsem, kui ta on näiteks 65-sel. Ehk nagu see on nagu kindlasti see koht, kus nagu ma ei saaks öelda, et 35-sed mingi kõik arsti juurde siiski nagu üldiselt mitte, et või ei pea seda nagu 35-selt veel väga muretsema, aga siiski, et ta tuleb natukene allapoole. Aga võib-olla sellest saab ju ka alustada, et mehed üldse harjutavad ennast uroloogi juures käima, sest ka ju laste pereplaneerimine, laste saamine, aga kõige selle kontekstis on ju mõistlik meestearsti juures ikkagi aeg-ajalt käia, et mitte ainult viimases hädas sinna jõuda. Mina ütleksin, et nagu perearst on ikkagi nagu see, kus nagu tegelikult sellega alustades uroloog on juba nagu päris siuke, ütleme, kus me jõuame nagu päris spetsiifilisse, nagu öeldakse, et kui sul juba on midagi, millega nagu tegeleda, et et ikkagi see perearst on esimene koos oma selle PSA prooviga ja sealt hakkab see nagu jälgimine pihtes, et ikka PSA proov iseenesest ei ole ka mingi näitaja. Näitaja on selle PSA areng ajas. Ehk siis selles vaates, ma küsin Kadri, gynekoloog, uroloog, et need ei saa ikkagi nagu päris kõrvuti panna, et naine peaks käima regulaarselt gynekoloogi juures, aga mees ei pea sama regulaarselt uroloogi juures käima. Jah. Okei, nii et ei ole mõtet siin kihutada inimesi kuidagi ekstra palju koormust nüüd tervishoiule peale panema, et aga oluline teadvustada, et teadvustada ja perearsti juures hakata oma PSA-d, nagu öeldakse, võtma see PSA proov, kui ma ei eksi, ei maksa ka, nagu öeldakse, väga palju midagi, et mille jaksab iga perearst igal mehele ära teha, arvestades, kui arva mehed sinna satuvad. Jah, ta on kuskil 10 euro. Okei, kuulge, aga me hakkame vaikselt sõudma tänase saate lõpupoole. Ma tahaksin siin nüüd korra anda teile veel selles osas sõna, et kõigepealt unistame. Unistame korra Eesti eesnäärmevähi patsientide liit 10 aasta pärast. Mis on see kõige julgem unistus, mis on Eestis eesnäärmevähi patsientide jaoks muutunud, milline on teie töökorraldus, millest unistate? No mina unistan veel, et oleks selline psühholoog ka veel, kes saaks nõustada. Jah, meie liidus kohe palgal olla. Või vähemalt oleks meil nagu koostööpartner, kellega me saaksime koostööd teha, eks. Millest veel? Ega, kuidas ma nüüd ütlen, et tegelikult ütleme ju patsientide liiduna me võime ju unistada kõigist kaasaegsetest ravivõimalustest ja meetoditest. Samas ma ei arva, et meil neid ei ole. Võib-olla mõni asi jõuab meile natukene hiljem, kui ta jõuab kuhugile mingisse tippkliinikusse kuskil maailma tippkeskuses ja see on normaalne. Me ei saa sinna midagi teha, et ükspuha, kui me ei ole nii suur ja nii rikas. Aga ma arvan, et meie ravi on täna nagu täiesti tipptasemel, et võib-olla mingi kõige viimane točka punkt on kuskilt puudu. Et seda ma ei kahtle küll, aga et meil oleks nagu see nii-öelda kõik sinna ette ja kõrvale kuuluv just see toetuspool ja see nii-öelda jagamise pool nagu kuidagi selline ja sellest nagu julgetakse rääkida. Ikkagi ütleme see, et me nagu 10 aasta pärast nagu tõesti nagu ei peaks uuesti rääkima, mis asi see eesnäärmevähk on ja et seda saab kuidagi lihtsalt diagnoosida või hakata sellele jälgima ja
et ja kindlasti liikmeid oleks meil rohkem kindlasti, et meil oleks tõesti nii, et ma ei tea, me teeme selle seminari, eks ju, ühes suuremas saalis, eks ju, meestepäeva. Teeme kõikidele vuntsid ette, mida iganes me seal teeme, aga et me kutsuksime välismaalt lektoreid, teeks nii, et ka teised Euroopa Liidud vaataks, et Eesti on tulnud kohe nii võimsalt siia. Hakkab tulema. Võt, kui me ise unistame, siis on, ma arvan, kõik võimalik ka ja tegelikult suvel on ju tulemas taas ka vähikogukonna sündmus Onkofest, kuhu ka sellel aastal väga vahimehi kaasa lööma ootame ja kõiki meespatsiente ka aktiivsemalt osalema, et sellel aastal tegelikult minu jaoks oli täitsa üllatavalt palju ikkagi ka meesosalejaid ja väga erinevas vanuses ja väga sellised avatud naksakad tüübid olid kohale tulnud, et väga äge. Ja ma arvan, et need mehed on ka kõik olemas, nii et lihtsalt see, et me peamegi rääkima, et leitaks teid, et mehed leiaks teineteist ja me saaksime olla üksteise jaoks olemas, on ju. Ja kui me enne rääkisime nagu kodulehest, et ütleme, et mis on eesmärk ja tegelikult sellise asjaliku ja teaduspõhise informatsiooni levitamine, siis ka täna nagu lisaks meie kodulehele, kus on tõesti Eesnäärmevähi kohta kõik olemas, on meie kodulehel ka üks väike linkikene, millega saab minna selle Euroopa patsientide organisatsiooni lehele. Ja mis on tore tegelikult selle Euroopa patsientide organisatsiooni lehe juures, et see on nagu sealt ülevalt saab valida keele. Ehk ta tõlgib terve selle Euroopa lehekülje eesti keelde. Wow. Ja lisaks on olemas seal me väga selge Eesnäärme selle vähipõhine chatbot. Sellest sinna chatboti, mis sisetleht on seal võib-olla ingliskeelne, avaneb esimesena, kirjuta chatboti eesti keeles, ta vastab eesti keeles. Ehk teisisõnu, see on täiesti töötav ja toimiv nagu chatbot. Ta on AI-põhine selles mõttes, et ma tahaks öelda selle kohta lausa jackpot. Ja ta ongi. Ja kusjuures seda kasutavad ka arstid. Jah, et see on julgelt selline ka veel nagu ütleme jälle meestele, et selles mõttes on selle Eesnäärmevähi kohaselt päris palju, nagu öeldakse ka, meil saame kasutada Euroopa nagu teiste nagu nende patsientorganisatsioonide tuge ja tore oleks, kui ühel hetkel me suudame midagi väga huvitavat sinna ise vastu pakkuda. Kuulge, see on imeline. Ma arvan, et täna vähemalt üks inimene, aga tõenäoliselt oluliselt rohkem sai teada sellest, et vahimehed on olemas, et ägedaid asju korraldate. Käime korra veel need kuupäevad ka üle. Seminar Tallinnas. 22 november. Kell 12.00 Nordic Hotel Foorumis. Just, Viru keskuse vastas üle tee. Ja vahimeeste kodulehelt saab selle kohta infot, kas eelregistreerimine, midagi sellist on ka või tule lihtsalt kohale ja... Sel aastal on veel tule lihtsalt kohale, et sel aastal me ei ole registreerimist teinud, et vaatame. Nii patsiendid kui lähedased, kui spetsialistid ju tegelikult ka võivad tulla vaatama ja kaasa mõtlema, on ju. Ja teine asi siis meil 26. on siis esimene meeste online kogemusring, mille kohta saab infot siis nii vahimeeste kui onkoloogika kodulehelt ja onkoloogika grupist. Ja ka ütleme ainult Eesnäärmevähi meeste kogemusringidega me jätkame. 2 tükki on neid toimunud. Tõenäoliselt uuel aastal katsetame sama asja ka veebiteel, nagu öeldakse, meie ainult Eesnäärmevähi patsientidega. No kuulge, super. Näete, toimub palju asju, nüüd on ole mees ja tule kohale ja räägime, jagame ainult niimoodi, me saame paremini ennetada ja õigel ajal kõige sellega ole. Kuulge, aga super. Aitäh teile kahele, et te täna tulite. Ma loodan, et meid ootab ka ees viljakas koostöö vahimeeste ja onkoloogika vahel, sest üks kogukond me ju siin väikeses riigis oleme, nii et paneme ässalt ja jõudu teile teie tegemistes ja head meeste tervisekuud. Aitäh kutsumast ja rõõmuga. Ja aitäh kutsumast ja suured tänud. Ja elusat elu!